Lihtsalt kaunis, see on minu nimi, kaunis mees. Väga meeldiv, minu nimi on Mait Niidirull. Tere! Ega see tere siin veel midagi ei maksa? Ei no, mul oli kasse ka. Oh, kuule, kas siis on ju teine asi? Mõtle, see aeg, kui sina siin teretamisega aega, mina võiksin hunniku raha teenida. Ja kui ma kas või mõne öömitsi jõuaks valmis õmmelda. No olete teie alles nobe töömees. Olen. Oodake, mina võiksin mõne päevaga terve linna teie rahvast riidesse panna, jah? Minu käes on see käki tegu. Kas te ka püksõned oskate? Oi, püksid tulevad mul eriti hästi välja. Vaata, ükskord ma õmblesin härra Piitsavalele. Vaat niisugused püksid, et teda hakati hoopis härra Künniks kutsuma. Ja, vaat seda palju võib teha, et sa kodel mehe välimus muuta. Ei, minu välimust pole vaja küll muuta. Tead, tegelikult oleks mul hoopiski vaja pidukuube, millega hõlmaks kuningatütre kosja minna. Kuningatütre kosja? Ega ma siis niimoodi ei saa kuube õmmelda, kui meest ennast kohal ei ole kellele. Kuidas? Ma ju olen siin! Sa ei taha öelda, et sa ise? Jah, mina ise lähengi kuningatütre kosja. Kingiksin sulle ja kätesin kannaksin ma. Olet ainus mu kallis sa mulle. Teine koomaks sa saama ei pea. Kui südammu matsid panella. Oled kaunid teiste lillede seas. Osja sulle lennates tulen. Sest kõige kaunim mees mina olen. Kõige kaunim mees hakkama sulen ära. Mis juurdus? Kas kutsun arsti? Mis arsti? No, ise te ütlesite, hakkate ära surema. Ei ole hullu, läks juba üle. Või et kosja ja kuningatütre. Tuli jah, siuke mõte. Teate, mina sain küll oma vana nõelapadja ära, kui sihukene mees. Head isu. Aga tead, mis enne kui te hakkate sööma nõelapatja, võiksite mulle ikkagi pidukuue valmis õmmeda. Ja, teen. Kas riiet on? Palun. Kuule, selles saaks ju püksid peale kauba. No tehke siis püksid ka, aga mitte sellise nagu ära Piitsavalele. Ja, seisa sinna vaata mõõdud. No nii, mis ta on siin? Pikkus meeter, laius 3 meetrit, võt siis ümbermõõt kilomeetri. Ega no jah, kuldtükk käsiraaks ja õhtupoolikuks on valmis. Terve kuldtükk. Kaikkised rahast sinna vastu ei võta. Kui palju kokku maksma läheb? Kokku, mis ta tuleb? 7 kuldtükki tuleb. 7 kuldtükki? Ja, noh, 7 päeva töö. Iga päeva see kuldtükk ongi 7. Kuidas 7 päeva? Kui täna on juba kätte saama juba. No kuulge, kui teile ei sobi, siis ma võin seda tööd paar kuud teha. Jah, tuleb veel kallim. Ei tea küll. Kuldtükk ja täna õhtul saab juba kätte. Jah. Palun, head aega. Endale ka. Mida? Endale ka head aega. Aga tee nüüd minekut, et ma saaks ükski kord juba selle tööga pihta hakata. Täitsa imelik, kuidas kõik muudkui viimasel ajal tikuvad sinna kuningatütrele kosja ja ma ei saa aru, mis nad temas leiavad. Ilus ta on ja raha on papil nagu rabadal ja ega noh, muud ei oskakski tahta. Aga ja ei, see ei ole minu asi. Minu asi on kuubesid õmmelda ja aga jah, probleem on muidugi selles, et sellel kuningannal kombeks kõigile posilastele, kes talle ei sobi, riputada kaela silt tekstiga mina olen loll. No, ja kui nii edasi läheb, siis on varsti kuningriigis ainult lollid järel. Aga hea küll, mis ma
ma ikka räägin, teeme selle kuue ja püksid valmis. Kas te tahate oma kaubast lahti saada või ei taha? Ja tahan küll. Ära siis muretse, sellise rusikaga väikse kähku. Läheb ära. Päris hea, jah. Tikrimaa sektsioon. Ei ole, see on karvas marjamoos. Sellepärast ongi nii karvne. Aga seda vaarikamoosi teil ei ole ega ju? Muidugi on mul vaarikamoosi. On vaarikamoosi? Mul on vaarikamoosi, mul on näed siin purgis on vaarikamoosi. Nii. Jaa. Lõhnab juba paremini. Need läheb ära, jah? Kes läheb ära? Moos. Jaa, läheb suust alla küll, jah. Aga võt seda maasikkamoosi sul ei ole ega. No loomulikult on mul maasikkamoosi. On maasikkamoosi, no see tuleb ka kindlasti ära proovida, jah. Ja ma kohe annan sulle maista maasikkamoosi. Näed, maasikkamoos on mul siin purgis. Jaa. Vot see on moos. Nii et läheb ära, jah? Oi, läheb koos keelega suust alla ludinal lausa, jah. Ostad moosi ära või? Seda, et kas muidu ei saaks. Kuidas muidu?
Niisama, no kingituseks või nii? Ma küll ei teadsin, ma ei ole kunagi, ma ei ole mitte kellelegi moosi niimoodi niisama kirjutanud. Teine soov, jah. Kingi näiteks see moosipurk mulle ja mul oleks ütlemata hea meel. Või tegelikult on nagu keegi söönud, äkki saab seda lihtsalt. Ma kingin selle moosipurgi sulle. Jah, väga, nii. Väga hea moos. Ega maasika, jah. Jah, maasikatükid on sees. Palun ma kingin selle moosi sulle. Milline üllatus, oi aitäh! Mida mul küll ütlemata hea meel. Minul küll nii hea meel. Jaa, kahju küll. Aga ma tean, kuidas sa mulle minu meelega heaks saad teha. Kuidas? Ma tean seda, kuidas sa saad. Mis ma saaksin teha? No, sa saaksid päris palju teha. Kingi mulle ka midagi. Aga vaata, mul ei ole sulle mitte midagi kinkida. On küll. No, ütle ma kinni. Ausõna. Ausõna. Hästi. Ma proovin. See on raha. Mis asja, kes raha kingib? No ole siis esimene, kes raha kingib. Jah, küll. Palun ma kingin selle kulpingi sulle täitsa niisama. Aitäh. See on nii ilus. See tegib mu meele ütlemata rõõmsaks. Ma lähen, vaatan, kas ma saan veel kellelegi meele head teha. Lihtsalt niisama. Magusaid hetki sulle. Oi, aitäh, jah. Kellele moosi, kellele moosi. Kus on kaval peal? Peaaegu sama kaval kui mina, aga see ei ole tähtis. Tähtis on see, et mul on nüüd moosi ja eelmistest jõuludest üks pikk hakkama. Paksul moosi peale. Ja enne ikka töö ja siis alles lõpu varsti on see õnnetu kosilane siin ja mul ei ole talle veel lipsu ette näidata. Teen selle lipsu valmis. Seda
minu arust ta küll nagu haige jamaga pingviin. Tere! Tere, ilmus mees või mis? Ei, kaunis mees! Noh! Noh, on nari, mis sõna, mis noh? Ma olen nüüd kohal. Mis siis? Kuidas lood on? Teate, lood on aina head, vaadake, Moosiroosi käib siin. Ei, ma küsin, kuidas on lood minu pidukuuega? Seda, oli teil seda ikka hädasti vaja või? Otse loomulikult, ma olen kuningatütre Kossia. Vaadake, mina mõtlesin, et teid nalja selle Kossia jutuga või nii. Mis? Kas minu kuub ei olegi valmis? Ei, mitte seda, et te valmis ei oleks, vaid et... Ja nii nubanad surupad tema. Enne kuu! Enne raha! Enne kuu! Enne raha! Enne kuu! Kuule, kas meie ei saa vaidla? Enne raha! Pärast on need kuue selgad, et maksmata minekut. Enne kuu. Aga kus ma tean, kas üldse sobib mulle selga? Kas sina kahtled minu retsept osaluses? Ja sina kahtled minu aususes? Enne raha! Ja, teeme hoopis niimoodi. Loeme kord. Aga enne seda panete teile oma parema käe koos pidukuuega oma selga taha. Ja mina panen raha oma parema käega selga taha. Ja siis loeme korraga 1, 2, 3. Paremaga anname ja vasakuga võtame. Et siis nagu korraga? Ja. No teeme korraga, jah? Olete te valmis? Alati valmis. Oota, ma kohe lüüan. Raha kätte saadis küll. No mina olen juba pikemat aega valmis. Aga see raha nii kergelt ka teiste kätesse ei lähe. Nii. 1, 2, 3. Mis asi see on? Ei tunne ära, jah? See on lips. Õige, tubli 5+, anna väärik. Aga minu pidukuu. Võt sellega on siuke lugu, et viiet ei jätkunud. Kuidas? Mismoodi? No, hakkasin siis mina mõtlema, et kui ma teen sulle selle kuue ja püksid, et siis nagu lipsu jaoks see viiet ei jätku. Aga noh, meeldis ilma lipsuga. See on peaaegu sama hea kui ilma peata. Ja noh, siis ma otsustasingi lipsu kasuks, sest vaata, kuidas oleks siis kuningalitre valgeite ilma lipsust ilmunud, see ei oleks kuhugi sobinud, vaata, tänapäeval on lips ikka staatused. Ja, minu kannatus hakkab katkema. Ma teen sulle praegust ilma nii teen õelete niisuguse kitle, et sinu lips on läbi. Pea nüüd pea. Ütle, kas sa lugeda oskad? 7 ühe hoobiga. 7 ühe hoobiga. Ei, mina olen teile mitte midagi. Mida võtakse? Ega ma see lips ka kaasa. Küll lahkus alles nüüd kiire. Ei jõudnud need aeg ütelda, muidu nii viisakas mees. Päris korralik päeva palk, mis... Käbid! Vaat, kus suli! Sokutas mulle kulla asemel hoopis kukrutäie käbisid. Mis ma vaene mees nüüd peale õppan? On alles tõeline pättmajuline. No ega mina talle ka just seda kuube ei teinud, aga mis see ling oli? Kuule, ma loen su silmist välja. Jah, sul on väga targad mõtted. Jaa, sa tahad, et ma läheksin ise kuningatütrele Kossia. See on sul hea mõte, kana. Ja, see on väärt idee, siis noh, kas ma pole mitte väärt kandidaat, kui ma võin 7 üle hoobiga, jah? Lähen ise kuningatütre juurde, jah. Lasen ennast proovile panna ja kosin kuningriigi ja millise varanduse. Tark vind ja pakime need asjad ära, jah. Noh, selle tee peale, mis mul juustutükk. No kõlbab ka süüa, mis me siin veel võtame, no lind saada need läbi, saad osida, hea sulle, jah. Ja ega
see olegi kui teele ja minek ja võta siit lauast, on kasu kasuta. Ja lähme siis lossi poole. Siia. Keegi plaksutab ka. Muidu seisa siin nagu kirik keset mäge. Jõudu! Jõudu ei ole mul ka kellegiga katsuda, sest kui inimesed mind näevad, nii panevad nad plähkusest. Ma olen hirmus ja... Oled sa siis tõesti nii hirmus? Olen. Mina küll nii ei ütleks. Kes see räägib? Vaatame siia poole. Kes sina seda oled ja kuidas sa siia sattusid? Kuidas siia? Väga lihtsalt olime. Tulite ja kas te mind üldse ei karda? Ei tea, miks ma sinul suus kartma peaks. No, nimi on sul küll kole tünn, aga muidu oled täiesti tavaline. Kui sa mu nime tead, siis sa oleksid peanud kuulama ka minu tempudest. Ja sa üldse ei karda mind, jah? No ühte koha teist olen kuulnud küll, aga tead, ma olen isegi päris kõva mees, ega mina sinusugust ei karda. Kõva mees? Sina? See võtab kohe jala päris, ma mõtlen. Kuidas sinusugune kõva mees? Nalja teed või? Ei usu või? Ei usu. Vaata, lugeda mõistad või? Jaa, 3, 1, 2, 3 ja... No 7 on vaja lugeda, näed. 7, mis asja? Oi, aidake, mis siin on? 7 ühe hoobiga. 7 ühe hoobiga? 7 ühe hoobiga, kuidas sinusugune? 7 ühe hoobiga. Ei usu, jah? Ma näitan. Ei, aga kuule, aga katsume rammu, kuule. Teeme nii, et kui mina võidan, siis mina annan sulle ühe võmmu, ja kui mina ei võida, siis ma sulle võmmu ei anna. Ei, aga miks me üldse peame mingit rammu katsuma? Sest rammu katsumine, see on mõnus ja teeme ikka niimoodi. Noh, miks sa ei taha? Oled siin üksik, jah? Üksik, jah? Kibe tõde. No hea küll, aga teeme siis niimoodi. No kui sina peaksid võitma, siis annad mulle selle võmmu. Jaa. Aga kui mina võidan, siis sina jätad kõik oma koerustembud ja pättused maha ja hakkad heaks. Ei, nii läheb. No siis ma annan sulle niisama ühe võmmu. Mis me teeme? Aga olgu, võistleme, aga milles me võistleme? Kuule, võtaks kivi ja vaata, kas sa Kivi? jaksad sealt. Ja kas sa jaksad sealt vee välja viimistada? Ära sealt seinast rohkem. Kivi veest välja viimistada? Täitsa huvitav kivist vee välja. Proovime. Ei tule veel. Ei tule, jah. Mõtle mäletuseks ette. Aga vaata siia. Võt, tasku küsimus. No.
Surroks. Jaa. Olgu, aga võistleme ühes asjas veel. Nii. Milles? Kiviviskes, näed seal, pea valutab, saame kiviga kohestada. Kuule, ei hakka siin loopima, siin lapsed kivi pihti saada. Hea. Jaa, küll, aga loomime sinna, vaata, saad seda ilusti. Sinna, pool läbi koridori, sinna müüjadesse. Lavastada. Pihti, pane. Teeme. Oppa, Märgi! Peaaegu see lavastani välja. jah, päris hästi, aga vaata nüüd hoia pilk horisondil. No. Kui mina kivi viskan, siis kivi lendab nii kaugele, et ta üldse maha ei kukugi. Sellest õnneloosist ka kaugemale. Õnneloosist ka kaugemale, olen nüüd valmis, jah? Nii. 1, 2 ja korraga! Vau! No haigus lendab. Lendab jaa. Vau! Sealt tuleb teisele ringile nagu vapaari. Aga kuule. Oota. Kolmas. Ma oskan kolmini lugeda ja võisin. Minu võit. On tema võita? Ilmselgelt. Nüüd pead kõik oma tempud maha jätma ja jääks hakkama. Ei, aga inimeste hirmutamine, see oli minu ainuke rõõm. Mis ma nüüd tegema hakkan? Jah, kui sulle see hirmutamine tõesti nii palju siis. Ma tean, siin läheduses on üks talumees, kusjuures, kellel on hädasti vaja herne hirmutamist. Jah, ja sa võid minna tema juurde herne hirmutama. Herne hirmutamine, ma ei oska herne hirmutada. See on lihtne ja lõbu laiad, tuleb näitena. Seisa püsti? Püsti? Jah. Jälle. Joo. Seisab püsti, siis käed ajad laiali niimoodi ja siis kõigub tuule käes. Voh! Tuleb välja küll, ekspert! Aga kui ma peaksin kuulma, et sa jälle neid marjulisi ja seinelisi hirmused, siis ma tulen tagasi ja saad selle tulla rääkima. Seniks aga hirmutamiseni. Nägemist. Nii hea tunne, teate. Nii hea tunne, et kui siit kellelgi vaja on, jaa, päris mõnus tunne on, jaa. Ega ma ei lähe olnud lapsetama. Hea tunne on, jaa. Oi, ootama. See on hästi.
no marsime küll, aga nagu, mis edasi? Tagasi. Meil oli just tagasi marssimine pooleli. kuule, kui sa ajastad sinnapoole tagasi, see on otse loomulikult edasi, mis sa arvad, ma eile sündinud või? Kas sa arvad, et mina olen eile sündinud? Ja kus sünnib loll täna? Ei no, kes teisele nime annab, sa ise seda kannab. Ei ole mina loll. Ma tean, ma ei ole. Huvitav, kust sa seda teadma peaksid? Iseenda. Iseenda tarkust, nagu sa oleks asjad peaks teadma, kui sa loll ei ole. Igaüks juba arvab, seda loll ei ole. No, mina tean midagi, mida mitte keegi teine kuningriigis ei tea. Ja kuidas sa seda teha? No, lükka. Sul on 3 võimalust, aga ma ei usu, et sa ära arvad. Kuningas ütles. Esimene vale. Kuninganna ütles. Teine vale. No siis ütles kuningas ütel. 3. vale. Lähevad kena. Tähendab, et ma ikka targa. No kust sa siis tead? Iseenda tarkusest. No vaata. Mina tervitan niisugust asja, mida mitte keegi teine kuningriigis ei tea. Ma tean vastust küsimusele, et mida kuningas ütleb postitähestajad küsib. Päriselt. Jah. No, ma kuulsin kogemata pealt, kuidas kuningatütrelt küsis, et mis saab siis, kui mitte keegi ära ei arva, et see armastus on. Armastus. Armastus, jah. Mis asi see on? Noh, eks ikka see, mis on suurem kui meri, palavam kui päike ja kaunem kui kuu. Ah, soo. Jah. Suurem kui meri, palavam kui päike ja kaunim kui kuu. Jah. Väge. Kuule, ma ei ole ka enam loll. Ei tea, mismoodi. Ma tean ka. Mina ütlesin sulle. Ei tähendab. Ta iganes. Ma olen ikkagi targem, sest mina teadsin enne nii, et marssime siis edasi. Olgu. Läheb. Tere päevast jõudu! Ära muretse. Jõudu meil on. Ja. Mida sinu sa panesid taha? Ega muud, kui ma kuulsin, et seal lossis otsitakse kuningatütrele meest. No see on tõsi küll. Kuningatütrele otsitakse tõesti peigmeest. Ja, peigmeest. Mitte seda. Ja kas sa ei arva, et sa ei jaksagi seda silti kanda? Jaa. Ja tead, kuningannal on kombeks läbi kukkunud kosilastele jalaga. Ja mis silmist te räägite? No eks ikka sellest, mis kosilastele kaela rikutakse. Jah, see, millel on suurelt kirjas. Mina olen loll. See silt. Aga teate, ma arvan, et mul ei lähe teist silti peale selle tarvis. 7 ühe piga. Hoobiga. 7 hoobiga. Jah. 7 ühe hoobiga. 7 ühe hoobiga. 7 ühe hoobiga. Kuulge, kus te nüüd jooksete, kes te siis lossi värava lahti teed? Ei äkki, eks julge mingi rind ongi rasvane. Elas oli üks kuningas kord ühel kaugel kuningamaal. Ja oli see kuningas kurb, et ütleb mehele panna ei saa. Jätta juba järele Karlamaa. Lase nüüd midagi lõbusama. Ei tule ühtegi lõbusat laulu meelde. Ei tule ühtegi lõbusat. Ise tahab veel kuningas olla. No päris võduraks oled ikka jäänud. Tead, iga hetk on meil siin kosilased tulemas ja temal ei tule midagi lõbusamat. Tead, tuule temaga sinna. Ei püsi naeratus minu näol. Ei püsi. Ikka tuleb see tuul alla teha. Tead mis? Martsipanella, tule palun tütreke.
jah, emake. tore, kullakene. Tead, meil oleks aeg lõbustada natukene, tead seda meie vanatoid. tal kohe mitte ei tule, tead. Tule, tantsime ja laulame ja teeme nüüd seda meie hiirt, eks ju? jah. Hiir hüppas, kass kargas ja vanakaru lõi trummi lahti, sai kaevast lahti. Väga tore, väga tore. Vaata, kuidas üks väike nali aitab igast suurest murest jagu saada, pea seda alati meeles. jah, kui nüüd veel ka mõni osilane tuleks, kes mõistatuse ära arvaks, siis oleks kõik hästi. Aga ei, mina seda enam usu. No miks nad ütlevad, et pidid nii keerulise mõistatuse välja mõtlema? See ei ole üldse keeruline. Aga see ju peabki meil keeruline oleks. Sellepärast, et meie välimees peab ju olema milline. Ta peab olema rikas ja uhke ja tugev ja julge ja ilus ja... Ei, emake, seda kõike ei ole üldse vaja. Ta peab lihtsalt selle vastuse ära arvama, sest see on kõige tähtsam see vastus. Kui ta seda ei tea, siis ta tuleb midagi väärib, aga kui teab, siis tuleb kõik muu iseenesest. Küll nüüd ütles, kõik tuleb iseenesest. Kas siis see ilu tuleb ka iseenesest? Aga rikkus, kas see tuleb ka iseenesest? Muidugi tuleb. Aga uhkus ja see suursugusus ja kõik see julgus ja... Kõik tulevad. Ma olen siin, võtke vastu minu poisad, pange mind proovile. Olen valmis asetama pea sinu jalgeette ja printsess martsipaneena. Kus nüüd tuli üks suurustleja meil siin? No vaatame siis, mis sellest saab. Ütle talle, ütle oma armas mõistatus, kullakene. Isa, kas seda mõistatuse värki saaks ümber vahetada? Kahjuks küll ei saa. Ise sa käskisid tütreke mul sellise seaduse välja anda. Ja selles seaduses on kirjas, et seda seadust muuta ei saa. Isakene. Mis asja? Ei ole siin mitte mingisugust muutmist. Ja pealegi, te vaadake, tal pole ju suusuguseid piireid seljas. See ei loema. Loeb küll. See kindlasti on kõik see ei tähenda enam. No vaatab ja vaatab, on raudselt kuskil madalast soost. Mõni kingsepp või kellassepp või plekissepp või sadulsepp, niisama sosssepp. Olgu või ratsepp, see ei ole üldsegi tähtis. No küll mina juba tean, eks ju, on küll nii, et nii, ütle talle nüüd see oma mõistatus ja saab sildi ja tehtud. Olgu, aga seda ma teile ütlen, et kui tema peab minema, siis lähen mina ka. Nüüd ütles, nii, hakka pihta nüüd. Kallis külaline, ma ütlen sulle nüüd ühe mõistatuse ja kui sa selle ära arvad. Kui sa selle ära arvad. Ma arvan. Julge, ärgi katke. Mõista, mis see on. Suurem kui meri, valam kui päike ja kaunim kui kuu. No see saab küll olla ainult armastus. Õige, ema, isa, ta arvas ära, et teadis õige vastus. Aga nüüd on küll kõik mured murtud. Ega ikka ei ole. Teine tingimus on meil veel. Kuidas nii ei ole ju teist tingimust?
On küll. No, ütle talle, ütle, teine tingimus on veel. No ajas küll mu tütred, see on asi. Just. Nii. Ja mis see teine tingimus siis on? Vaata, see teine tingimus. Oled sa kuulnud nendest röövlitest, mis elavad meil seal metsas ja hoiavad tervet meie linnakest hirmu all? Ja ikka olen. Ma ka naermasin, et kuningas oma võimsa sõjaväega on neist ammu jagu saanud. Kuningas ja tema sõjavägi. Tead hea, et pooled neist üldse eluga pääsesid. Nii õudselt röövlid kohe. No, väidetavalt nii õudselt. Ühesõnaga, vaata sinu asi on nemad nüüd ära võita. Vaat nii. Nojah, eks ma võin ju proovida. Auhind on seda väärt. Ja teate, ma arvan, et ma tean enda vastu rohtu. Mis rohtu? Vabandust, et ma ennast ei tutvustan. Minu nimi on Mait Niidiroll. Niidiroll? Jaa, ma tean. Aga õige nimekaart on mul hoopis siin. 7 Hoobiga. 7 ühe hoobiga. Jah. Või et 7 ühe hoobiga. 7 ühe hoobiga ja... Kuidas sellest aru saada? Niimoodi nagu kirjutatud. Lõin 7 ühe hoobiga, võitsin teel siia hiiglast kohe trenni rammu katsumises ja kus juures ehmatasin teie ossimaid põõsastes ja peaks tuuelist palkama. Igatahes, asi on siis nende mõne röövliga nüüd hakkama saada. Uskuge mind, ma olen veel homme hommikul tagasi. Au revoir! Ma ootan sind, Mait. Ma ootan sind, kui vapperdad. No nii, sellega on siis nüüd ühel pool. Aga mina usun, et ta tuleb tagasi. Teate, kui sa väga kõvasti küll. Ei no tea, usu või ära usu, aga vaata need röövlid. Need röövlid talle teevad küll 1-2 äärtust ära, kui 7 ühe hoobiga. Ema! Jaa, eks siis paistab. Aga vaata, las tema nüüd seal ajab neid röövleid taga, aga meil on aeg nüüd unele minna. Lähme kullakesed, aitab ja sinu ka aitab tead sellest lõsutamisest siin. Mina jään siia ootama. Sina jääd ootama, jah? No vaatame siis, kaua sa siin passid. Kuni ta tagasi tuleb. Ja tütreke, tee nii nagu paremaks arvad. Aitäh, Sikus. Siis võid siia jäädagi, sina tööd. Röövida ja. Röövida ja. Aga mida sina röövid, kui kulda ei ole? Pudel on tühi ka. Ohisse tuleb tosjad. Parem talle. Jah. Kuule, vaata küll kaua küll lauda. Ma võtab seist välja. Täitsa võrk väljas. Ongi niimoodi, jah? Kas sa ei kuulnud või? Aitab küll, eks ju, võtab seest välja. Ja mul läheb kops ülemaksa. Kas sa ei saanud aru? Ei taipa ei kuule. Ma ütlesin, toss on väljas. Kas meil midagi süüa on? Koht tuleb pilli. Eile oli. Ära aja mulle käpseid pähe. Ma ütlesin ja küsisin, kas
meil täna süüa on. Mõtlesin, et teeks ühe mõnusa söömaja, aga võta näpust, ei ole midagi süüa. Paneks Riike silmaluugi kinni ja laseksime leibalusse. Ja kui üles ärkame, siis vaatame, mida me veel röövime, on ju? Aga pane siia kõrva taha see, et minuga me hambaid ei pane. Nii et silmaluugi kinni ja magama. Nii, keerad ringi. Aga magama. Pane. Mida? Silmaluugi kinni. Paneks siis silmaluugi kinni. Laseme. Mida? Leibaluusse. Tead, sa oled tola. Aga aitab küll, hakkaks magama. Pummitusi näed siin vastu. Ma ei ole tokinud sind. Huvitav, kes siis? Paneme silmaluugi kinni, maame edasi. Jutti! Mis sa nügid meid? Tead, sa näed viirastusi, mina ei nügi sind, mina täiesti rahulikult magan. Nii et magama. Tead, nüüd küll aitab. Kaua sa nügid ja kaua sa nügid ja kaua sa stopid. Kuule, sööma. Sööma. Madistasid, aga minule ei suutnud nad ühte juuksekarva ka kõverdada. Vaata, see on see, et tarkuse vägi käib üle halvast väest või mida iganes. Ma kuulen samme. See on tema. Mait Niidirul tuleb tagasi. Ema, isa, ta tuleb tagasi. Tulge ruttu. Kas on see tõesti tõsi? Mis nüüd siis juhtus? Ma nägin just nii toredat und, kus uhke prints astub. Meie võit! Kuningriik on nüüd vaba! Küll ikka madistasid, kutsu oma see sõjavägi seokordi. Mina uskusin sinu võttu, mina uskusin. Kes oleks võinud seda arvata? Seaduses liikmis on kõik tingimused täidetud. Kaitsa olmas. See, mis räägiti siin teile, see ei
ei juhtunud üleeile. Kõik see juhtus iidsal ajal ja sest tõtt on nii, kuis vaja. Sõin ja jõin seal minagi, kuid suhu ei saa midagi. Nii jah, sõbrad, kõik see oli väga ammu. Vahepeal on palju vett merre voolanud, paljud kuningalossid ära lagunenud, metsad asemele kasvanud, siis metsad maha võetud ja asemele ehitatud suured pangad ja hotellid. Aga inimesed peavad tähtsaks samu asju. Nad usuvad armastusse ja tahavad, et neid juhiks targad ja suure südamega inimesed. Uskuge ja lootke. Uskuge sõprust, uskuge armastust. Aga nii kaua ärge unustage muinasjuttu.